Tere tulemast kuulama Energiakooli podcasti ja seekord siis ainult kuulama, aga sellel on ka loogiline põhjendus, sest meil on külas mees, keda te olete juba korra näinud ja mind te olete ka näinud. Nii et te saate väga lihtsalt meid ette kujutada ja võib-olla siis suurem rõhk sõnadel. Et Maarjo Vee, tere tulemast. Tere tulemast tagasi. Tere, tänan kutsumast, hea meel on tagasi olla. Absoluutselt, sa saad aru, et täna on isegi suurem ju kohustus, sest et välimusega me lüüa ei saa, siis jutt peab olema veel targem kui eelmine kord. Aga me räägime täna jälle salvestusest, kindlasti muust ka, aga energiaturu osas salvestusvõimsustest ja salvestuslahendustest ja mulle tundub, et see teema on küll kuidagi üha rohkem päevakorda kerkinud. Või sellest ajast peale, kui me eelmine kord kohtusime, millest on peaaegu juba aasta aega möödus. Tõsi jah, nii palju möödas. Jah, ongi, suvel eelmine aasta. Just. Ja, läheb päevakorda ja tõenäoliselt läheb veel edaspidi veel rohkem päevakorda, sest salvestust ongi üha rohkem ja rohkem vaja ja ma arvan, et mida rohkem teda vaja on, seda rohkem temaga teemaks tuleb. Nii et ma arvan, et õiget asja lahkame ja hea, et teist korda, sest et eelmine kord jäi väga palju asju ütlemata, nii et küsija ka, teeme järeltöö. Väga hea, jah, et see oli siis nii-öelda minu algus selle teemaga kokkupuutel, aga sissejuhatuseks, nagu ma ütlesingi, et kuna me kohtusime siin ütleme 3 aastat tagasi ja sina oled seotud energiasalve projektiga, eks ju, konkreetselt. Et võib-olla siis sissejuhatuseks saadki rääkida, et mis turul laiemalt ja mis teie projekti juures selle vahepealse perioodiga on juhtunud, millised on olnud arengud? Turul laiemalt, siin on vahepeal olnud turbulentsi küllaltki palju, ma isegi ei oskagi seda milestone'i panna sinna, kus me eelmine aasta olime, aga vahepeal on siin mul hea meel tegelikult, et on jõutud mingisuguste otsusteni. Tõsi, nüüd viimastel nädalatel on need otsused natukene jälle ümber kujunenud, aga need otsused on selles mõttes olulised, et tegelikult minu hinnangul ilma otsuseta tegelikult me pikaajaliselt soodsat energiat ei saa. Ja energeetikas peamine eesmärk ju tegelikult on soodne hind, aga selle kõrval tegelikult ka see, et me oleksime sõltumatud teistest, et kui me praegu räägime, võtaksime näiteks kõrvale, ma ei tea, gaasi hinna ja elektri hinna korrelatsiooni, siis me näeme, et nii kui gaasi hind läheb üles, läheb ka tegelikult elektri hind üles. Aga paratamatult on nii, et meil siin Eestis ega ka Euroopas laiemalt väga palju gaasi ei ole, mis tähendab seda, et mingisugused kolmandad riigid hoiavad kontrolli selle üle, milline saab olema meie elektri hind. Et võib-olla igati ühte see nii väga ei puuduta, aga kui ma tuletan meelde, ma ei tea, aastat 2021, kui oli see sõja algus ja gaasi hinnad läksid üles, siis tegelikult ta puudutas meid igati ühte päris kõvasti. Ja et seda kontrolli nii-öelda tagasi saada, siis me peame kuidagi hakkama kohalikest allikatest energiat tootma. On selleks allikaks siis tuul, päike, tuum, ma ei tea, mõned räägivad ka põlevkivist, aga igal juhul see peab olema meie kontrolli all, sest vastasel korral lihtsalt pikas perspektiivis meie üks julgeoleku põhisammas on nii-öelda, ma ei tea, kana jalgadel, et see ilmselt ei ole väga turvaline nagu vaade tulevikku, eriti investori jaoks, kellel on mingisugunegi väärtus sellel energial enda sisendite hulgas. Nii et selles mõttes see otsuste protsess on õiges suunas liikunud, me läheme kohalikele asjadele üle ja ütleme sellest hirmust otsustada, et sellest on ka minu arust üle saadud, et see on ka põhiline, et loomulikult alati igas paketis leidub neid, kes ei ole kõigi asjadega rahul ja lõpuni võibki vaidlema jääda, aga see trend, et tänane valitsus tahab otsustada, on minu arust igati tervitatav. Kuidas sulle tundub, kas see olukord või just tähelepanuga nendele salvestusvõimsustele on kuidagi kerkinud peale seda desünkroniseerimist? Mulle nagu tundub, et siis on rohkem hakatud sellest rääkima.
nii ühtepidi, nii nagu sa ise mainisid, et me peame ise seda olukorda kontrollima ja siin on tulnud nagu mängu ka see võrgu stabiilsus, kus järsku on nagu avastatud, et sel salvestusel võib olla nagu suur roll. Või neid võimsusi vähemalt on ka väidetud, et on loodud ka juba põhjendamaks või pärast seda nii-öelda desünkroniseerimist ja sellega seoses. Ja, selles mõttes on õige, et tõenäoliselt see desync siis tõi nii-öelda tavainimeste juttudesse ka rohkem seda, mis see sagedusreserv ja mis asjad need üldse on, et enne tõenäoliselt keegi ei teadnudki sellest. Jah, tõsi on see, et kui me nüüd oleme siin Baltikumiga koos, oleme me palju väiksemas nii-öelda pundis ja siis suurema pundiga ainult ühe nööri kaudu seotud. Ja see tähendab seda, et meil peab olema mingisuguseid võimsusi, mis igale, ma ei tea, pilvekesele, mis päikese ette tuleb, kohe vastavalt reageerivad, et siis kas paned võimsust juurde või kui pilv jälle järsku eest ära läheb, siis jälle võtavad võimsust maha, ehk siis mõlemas suunas on vaja suhteliselt kiiresti reageerida ja selleks on salvestuslahendused väga head. Kahju on ainult sellest võib-olla, et selle nüüd alles avastati või nüüd hakatakse sellega tegelema, sest tegelikult nüüd need on hädasti vaja ja see, et need nüüd alles tegema hakati, tähendab seda, et neid ei ole veel piisavalt ja kui neid ei ole veel piisavalt, siis see tähendab seda, et nõudluse pakkumise kõverad ristuvad kõrge hinna juures, mis tähendab seda, et tarbija või vähemalt keegi peab selle kinni maksma, selle lõbu ja selles mõttes desync on kindlasti salvestust soosiv asi ja annab salvestusele nagu juurde. Aga ütleme, ma jällegi võib-olla ei tähtsustaks üle seda reservide vajadust, sest tegelikult kui me räägime, et ütleme, Eesti tiputarbimine on see, ma ei tea, ütleme 1500 megavatti on ju. Ja siis kiirete reservide vajadus Eesti jaoks jääb sinna 100 juurde, ehk siis et rääkida, et sellega nagu lahendame nüüd nagu, või et see turg tegelikult küllatki kiiresti prognoositavalt, et seda on nagu välismaide kogemus ka näidanud. No vaat siit võibki konkreetselt tulla siis korra teie projekti juurde, et mulle küll väljaspoolt nagu tundub kuidagi, et kogu selle pea aasta jooksul, mis seda podcastigi on tehtud, et siin on, nagu me viimases saateski rääkisime, et on otsitud seda meie energia Nokiat, eks ju, et mis on need õiged vastused, juttu on olnud ühelt poolt, teiselt poolt, eks ju, samamoodi otsuste mõttes on olnud palju ebaselgust, aga mul on tunne, et selle salvestuse peal on nagu teatud konsensus nüüd jõudnud. Nagu sa ise ka mainisid, et ollakse nagu enam-vähem nõus, et seda on vaja. Ja seda on vaja luua. Kas teie nagu projekti seisukohalt sa tajud ka, et kuidagi see otsustus või nõusolek on nüüd suurem või on mingisugune pärituul? Ja kuhu ta on selle projekti puhunud praeguseks hetkeks? Ja selles mõttes salvestuse rollist, et salvestust on vaja, on tõenäoliselt üha rohkem osapooli aru saanud. Küll aga ma pean nentima, et tegelikult salvestuse puhul, kui sa elektriautost räägid, siis mis sul salvestus huvitab see, kui pika maa sa saad sõita, ehk siis kui palju energiat sinna autosse mahub. Aga mida täna veel, ütleme, räägitakse salvestist, kui mingisugused, ma ei tea, avaliku sektori osapooled või näiteks kui ENMAC-i draftigi vaadata, siis räägitakse sellest, mitte sellest, kui kaugele sa autoga saad sõita, vaid kui kiiresti see auto kiirendab, jättes tähelepanuta, kui kaugele sa saad sõita. Ehk siis räägitakse sellest, kui võimas aku on, kui palju sealt korraga välja tuleb, aga mitte sellest, kui palju sinna energiat sisse mahub. Ja tegelikult salvestuse puhul on just oluline see, kui palju sinna energiat sisse mahub, sest et kui me räägime, ma ei tea, näiteks ööpäevasest tarbimist, siis öösel on tarbimine madal, päeval on tarbimine kõrge. Vanasti ehitatigi salvestid selle vastu, et tuumajaam ei olnud mõistlik ega tegelikult ka tehniliselt võimalik tollel ajal reguleerida. Ja öösel, kui oli tarbimine madal, siis tuumajaam endiselt töötas suurema koormusega kui tarbimist oli. Ja salvestisse läks energia päeval jällegi, kui tarbimine läks kõrgemaks, siis anti lisaks tuumajaamale energiat salvestust tagasi. Aga see tähendas seda, et kuna ööpäevane tsükkel on nii-öelda 12 tunnine, see tähendab seda, et meil on vähemalt 12 tunnist salvestit vaja, salvestusmaht saab määramaks seal. Ja nüüd, kui me räägime, ma ei tea, tulevikust või isegi juba kergelt olevikust, siis veel rohkem hakkab seda volatiilsust tekkima mitte ainult tarbimise mustri pärast, vaid sellepärast, et meil on soodsalt hetkel tuulistel perioodidel rohkem ja tuulevaiksetel vähem. Ehk siis
kogu aeg vaheldub odav energia ja nüüd me peame midagi kallist käivitama. Aga tuul ei ole niisugune 12-tunnine, aga tuule kõrvale, kui me nüüd analüüsime ja loeme erinevaid teisi mudelimajade tulemusi, siis tuule kõrvale oleks optimaalne niisugune 30 tundi salvestust. Ja siin nüüd nagu tuleb see rollide erinevus tegelikult mängu, et üks on pikaajaline salvesti, millega sa saad siis energiat võtta nii-öelda suures mahus, transportida ühest päevast teise, võib-olla isegi ühest nädalast teise. Ja teine on nii-öelda lühiajaline salvestus, millega sa saad katta võib-olla kui hommikul on kõrgemad tipud ja õhtul on kõrgemad tipud, et sa võtad öösel energiat ja laed need 2 tundi siis tühjaks. Ja lisaks sellele mõlemad salvestusliigid tegelikult pakuvad siis seda, mis sa rääkisid, desünkroniseerimisel on vaja kiirelt reguleerivat reservi, mis igale ilmastiku muutusele, tuuleiilile ja ma ei tea, päikese ette tekivale pilvele reageerivad. Ehk siis nad tegelikult mõlemad pakuvad seda kiiret asja, aga kui me tahame nüüd nagu energiabilansist rääkida, siis mida suurem on meil salvestusmaht süsteemis, seda vähem on meil tegelikult vaja midagi lisaks põletada ja raisata seda potentsiaali, mida me saame soodsa energiaga toota. Nüüd kui tule tagasi selle jutu juurde, miks see oluline on, siis kui ma mäletan, kui ma rääkisin sellest gaasist, et gaasis me sõltume mingisugustest kolmandatest riikidest, mis üha vähem on meie vastu sõbralikud, siis mida vähem me sellest gaasist sõltume, seda parem. Ehk siis mida suurem on salvestusmaht süsteemis, seda parem. Nii et see on see, mida veel nagu ütleme, spetsialistid on juba ära tajunud, aga võib-olla avalikkuses nagu käib endiselt debatt, et lühiajaliste salvestusega saame ju ka selle 1000 megavatti täis, mida meil energiamajanduse arengukava kirjutab, aga seal jäetakse mainimata, et 1000 megavatti, kas on pooleks tunniks, 5 minutiks või 12 tunniks või 30 tunniks, mis sobib tuulele. Et see on, ma arvan, see, mis vajaks veel nagu natukene lahti selgitamist ja järele aitamist, et ma loodan, et see minu selgitus oli enam-vähem andis ülevaate, miks see on ja kui ei andnud, siis palun küsi täpsustada. Sa väga hea juba juhatasid selle teema sisse, sest et nii nagu see pealkiri meil on energiakool, et siis võibki hüpata nagu 2 sammu tagasi või veel lihtsamaks, et siit käisid läbi väljendid nii-öelda pikk ja lühike nii-öelda salvestamine ja siis ma olen lugenud veel puhas salvesti. Mingisugust väljendit, ma ei tea, mida see tähendab või mille alla see läheb. Aga lihtsalt, et mis tüüpi tehnoloogia, mille alla siis langeb praegu, et need akusalvestid on siis, me räägime sellest nii-öelda need väikesalvestid. Jaa, tegelikult on, kui sa tähele panid, siis ma rääkisin sellest, kui palju salvestisse energiat mahub. Et tegelikult on võimalik ka võtta kella seest patareisi ja panna terve Eesti päevane energia sinna. Lihtsalt see ei ole mõistlik. See ei ole ressursi vaates mõistlik ja see ei ole ka ökonoomselt mõistlik. Ja see, et ta ei ole ökonoomselt mõistlik, näitab seda, et kui täna ehitatakse akus, ehitatakse neid 2-tunniseid reeglina, võib-olla juba erandjuhul mõningaid ka 4-tunnised. Aga nüüd tuleta mulle seda tuumajaama juttu meelde, oli 12 tundi, kui nädalavahetus ka sisse arvestada, kui on madalam tarbimine, saad sinna ka panna, siis juba tuleb 20 tundi ja kui me räägime vastu tuult, siis 30 tundi. Siis seal maal nagu nende salvestitega, mis on mõeldud lühiajaliseks salvestises, lihtsalt ta läheb liiga kalliks seda salvestusvajadust lahendada. Ja sealt tulevad mängu siis nagu teised salvestustüübid, mis maailma praktikas on siis reeglina vesisalvesti, mis siis on võimeline just täpselt 12-30 tundi salvestama. Ja vesisalvestite eelis on, tihtilugu on see, et miinus on tal see, et me ehitame ühe suure jaama, näiteks kui me räägime sellest Paldiski vesisalvestist, siis me peame minema 700 meetrit maa alla, panema sinna mingisuguse elektrijaama, ühendama selle merega ja nii edasi, see on suur kulu. Me maksame sinna peaaegu 500 miljardit selle eest. Aga samas, kui me selle oleme ära teinud, siis salvestusmahu kasvatamiseks on meil vaja ainult maa all paake laiendada. Mis tähendab seda, et kui me oleme selle püsikulu ära teinud, siis põhimõtteliselt 30 tunnini salvestusmahu kasvatamine kulusid enam oluliselt ei kasvata. Aga sellest, see on võib-olla see osa, millest tuleks rääkida. Ja nüüd, kui me räägime sellest puhas või must, ma ei tea, mina ei ole seda terminit kuulnud, aga kui sa seda ütlesid, siis mina selle peale mõtlesin nii, et vaata, akusid jällegi, nagu gaasigagi, me peame ostma mingisuguse kriitilisi materjale, mis ei tule jällegi Euroopast, Eestist, vaid pigem tulevad kuskil kolmandatest riikidest. Ja kui me nüüd räägime sellest, et akude eluiga on, ma ei tea, 10 aastat, võib-olla 15 aastat, kui hästi kasutada. Minu telefonil ei ole küll ükski nii kaua vastu pidanud, aga eeldame, et seal siis ollakse nagu hoolsamad. Siis tähendab seda, et iga 10 ja 15 aastase tsükli pärast, isegi kui me ehitaksime selle kalli kellapatareidest selle salvestusmahu täis, me peame selle uuesti ära vahetama ja jällegi tooma neid materjale sisse. Aga kui meie energiasüsteem on arvestanud, et selline salvestusvõimekus juba siin süsteemis on, siis see tähendab seda, et
need tuleb osta ja milliseks siis see hind kujuneb, kas see üldse on saadav, kas need kolmandad riigid meile tarnivad, jällegi julgeoleku risk minu arvates. Samas, kui me räägime näiteks Paldiski puhul, siis me peame arvestama ka seda, et lisaks sellele, et meil ei ole materjale eriti vaja, on see, et me saame sealt hoopis lisamaterjali. Me saame sealt maa seest välja tuua kõrge kvaliteedilist kivi, mis võimaldab meil ehitada teid selliselt, et need kestavad 2,5 korda kauem kui senised teed. Sisuliselt tugevam vundament meie teedele, et me ei pea ehitama maja mingisugusele pehmele asjale, vaid me saame ehitada siukse tee, mis kestab juba 50 aastat. Ma aitäh selle täpsustuse eest, et võib-olla siis sa juba nagu mainisid seda ka selle projekti juures, et kui see esialgne investeering on tehtud, eks ju, siis sealt seda salvestusmahtu kasvatada on suhteliselt lihtsam. Aga mul on tunne, et mida me ei hooma või väljaspoolt ei hooma, on üldse see salvestusmaht ja mida see annab. Ehk et nagu ma lugesin siit mingisugust kommentaari näiteks Andor Liive poolt, mis puudutab seda Auvere ehitatavat jaama, kus ta ütles, et räägitakse küll salvestamisest mingis mõttes kui imevitsast, kes võtab ära nagu selle probleemi, et kui tuul ei puhu, aga tõi välja, et see jaam suudab tagada ainult paar minutit, eks ju, talvisel perioodil. Ehk et kui nüüd sinna kõrvale panna, et millisest nagu nii-öelda ajaakendest me räägime, palju siis see Paldiski energiasalv potentsiaalselt sellel talvisel päeval võib ära katta? Paldiski energiasalv suudab anda energiat järjest, kui me tööle hakkame 12 tundi, aga nagu ma rääkisin, seal on omad võlud, me saame seda salvestusmahtu järjest kasvatada, nii et me ise oleme sihtinud, Eesti jaoks dimensioneerinud selle ja me näeme, et 30 tunnini on mõistlik minna, siis 30 tundi järjest me suudame anda täisvõimsusel energiat ja vaadates mis iganes siis analüüse, kes on siis proovinud siis seda pilti tervikuna lahendada, et alati ei saa vaadata ainult tuult ja salvestust, peab vaatama nagu mis see tervik on, kuidas me siis nagu igal aja hetkel oleksime võimelised enda energiavajaduse ära katta, siis loomulikult lisaks tuulele, mis toodab valdava osa meie energiast, osaliselt ka siis päikese abil, siis aga arvestades, et tuult jääb teatud ajal üle, siis tuleb sinna õiges koguses seda salvestust juurde doseerida ja see õige kogus kõigi nende analüüside pealt ja meie enda omad ka korreleeruvad sellega, on siukene 30 tundi siis 500 megavatise võimsusega, millele lisandub siis mõningal määral kiirelt reageerivat akusalvestust, mille eesmärk ei ole siis transportida tuuleenergiat ühelt ülejäägi perioodilt teisele, sest tal lihtsalt ei ole piisavalt mahtu, salvestus saab esimese tunniga täis, tuul kestab veel 24 tundi. Aga kiiresti on vaja mingisuguseid asju reageerima ja selleks on nad väga ideaalsed. Nii et ja nüüd, kui ma Sandor Liive postitus muidugi ei ole ise lugenud, aga sealt jääb puudu lihtsalt nii vähe lõpuks sellest tarbimist, kui me oleme tuule ja salvestusega ära katnud, aga samas iga aasta tekib ikkagi paar nädalast, 2 nädalast perioodi, kus tuult nagu põhimõtteliselt on nii vähe, et seda kogust energiat ühte salvestisse hoida ei ole mõtet. Ja selle jaoks on kõige efektiivsem hoida üleval siis mingisuguseid jaamasid, mille ehituskulu on võimalikult madal ja suhteliselt ükskõik on, mis selle nii-öelda energiata tootmiskulu seal on ja praktikas selleks siis sobivad nagu hästi selles kombos siis gaasijaamad, kui me räägime sellest eeldusest endiselt, et taastuv energia on meie põhiline nii-öelda elektriallikas, et siis taastuv energia, salvestus ja siis nii palju, kui salvestusega katta ei suuda, on siis gaasijaamade roll tegelikult täita. Aga salvestuse abil saab neid gaasijaamade kogust oluliselt vähendada ja seeläbi vähenevad ka tarbijate elektrikulud, sest et me ei pea hoidma üleval jaama, mis saab võib-olla sellel ühel kõige kriitilisemal tunnil tööd ja ülejäänud aasta seisab, rääkimata siis öisest ajast, et päevasel ajal jälle käivituda ja see on kõik see, mida salvestus siis vähendab. Lisaks sellele, et investeeringuid vähendame ka vajadust gaasi järgi ja vähendame sõltuvust kolmandatest riikidest. Sissejuhatuse juurde tagasi viidates. Ja see on väga hea ja nüüd tulla selle asja nagu teise poole juurde, siis sealt samalt nagu postitusest kerkib välja see küsimus, mis on ka mul tunne energiaturus nagu teistes elementides, et ühtepidi oleks nagu seda võimsust vaja juurde luua, aga sellel hetkel võimsust juurde luues see hind, mis see tootja või
investeerija teeb, hakkab kukkuma ehk et tekib selline nagu vastuolu, noh, mida tema ka välja toob, et jah, salvestusvõimsust oleks juurde vaja, aga keegi loob veel seda salvestusvõimsust, siis nendele, kes on juba salvestusvõimsust loonud, eriti nagu kasuks ei tule. Ja see on tegelikult, kusjuures see ongi elevant toas, millest energeetikas ei taheta või räägitakse, aga vähem on see, et kapitalikulud tegelikult vajavad katmist ja investor, kui ta teeb seda investeeringut nii-öelda turu vastu, siis ta investeerib seda sinnamaani, kuni talle on kasulik. Ehk siis kuni elektri hinnad alla ei tule, ehk siis tarbija sellest midagi saa, ehk siis siit tekibki see paradoks. Kui sa tahad tegelikult pikaajaliselt soodsat hinda, siis sa pead katma selle soodsat hinda tagava elektrijaama kapitalikulu või andma vähemalt talle mingisuguse garantii. Sest vastasel korral investeeritakse täpselt sinna piirini, kuni see on veel või ütleme tootjatele kasulik, aga mitte tarbijatele. Ma võin tuua nagu ühe sükse, minu jaoks nagu sükene hea meem, mille ma olen kuulnud, on see põhimõtteliselt, kui sa leiutaksid sellise masina, mis toodaks elektrit taastuvatest allikatest pidevalt ja ilma igasuguste piiranguteta, ehk siis tasuta tuleks elekter, aga sa pead selle ehitama. Siis sa läheksid selle ettevõttega pankrotti, sellepärast et sa tohid turult küsida ainult seda hinda, mis sul tootmiseks reaalselt kulus, mitte seda hinda, palju see jaam maksis. Ehk siis põhimõtteliselt sul ei olegi kasulik tuua elektri hinda alla või seda leiutist rakendada, sest sa lähed lihtsalt pankrotti, sinu kapitalikulusid keegi ära ei kata. Ja nüüd teine nagu nurk või twist sellel on see, et okei, et oletame, et me Eestis lõikame selle läbi, et jah, kuule, aga tõesti, et tegelikult me saaksime elektri hinna põhimõtteliselt nulli selle T-machine'iga, mis seda marginaalkulu alla toob, et kanname ta kapitalikulu ära, aga nüüd lätlased ju võidavad. Lätlastele ju tekib elektri hind endiselt sama, sest me oleme nendega ühendatud, aga Eestis me kanname seda kapitalikulu ja seetõttu kõik tehased, kes ei taha kapitalikulu elektriarvel näha, kolivad Lätti. Ja see on selle Euroopa elektrituru niukene nagu minu meelest elevant toas, mis nagu ilmestab seda, miks tegelikult neid garantiisid on vaja. Ja nüüd, kui me vaatame seda asja selle nurga alt, et kuidas elektriturul üldse raha teenitakse, on see, et sa saad elektri hinna lukku päev ette, ühe päeva ette, sa pikemalt ei saa. Ja see tähendab seda, et kas sa päev ette siis saad investeeringut teha, ei saa. Aga kui sa tahad teha investeeringut, mida sa ehitad, ma ei tea, 5 aastat, ja siis ta sealt edasi kestab näiteks, ma ei tea, 50 või 100 aastat või vahet ei ole, siis sa tegelikult ei oska seda energia hinda seal prognoosida, mis tähendab seda, et juba automaatselt on selle regulatsiooniga, et elektri hinna sa saad ette lukku päev ette, on loodud eelis nendele seadmetele, mida sa saad kiiresti ehitada, sõltumata sellest, kui palju nad maksavad teiste tehnoloogiate suhtes või kui pikk on nende eluiga. Ja sellega me jäämegi niisuguse nagu, ma ei tea, vaesuse tsüklisse, et me ehitamegi ainult ajutisi asju kogu aeg üksteise otsa, sest me ei anna pikaajalist garantiid nendele asjadele, mis tegelikult pikaajalist seda energia hinda võiksid alla tuua. Ma ei tea, kõige parem näide on Põhjamaad, kus on ehitatud hulk hüdrojaamasid, mis täna toodavad väga soodsa marginaalkuluga, sest neil põhimõtteliselt sajab tasuta 20 Eesti aastase tarbimise mahus vett lihtsalt paakidesse, mille nad saavad elektriks jahvatada. Aga kui nad teaksid, et nende kapitalikulu sellest ei kaeta, siis nad ei ehitaks neid jaamasi ja jääks see sood neid saamata. Mul on endal täpselt sama tunne, kuhu ma olen jõudnud sellega, et see turg on meil siin natukene üles ehitatud niimoodi, et see odav hind, mida me taga ajame või see, mida tegelikult ju tarbija küsib, teda väga isegi ei huvita, kuidas tuleb, mis tuleb. Isegi mulle tundub üha vähem huvitab teda, kas on roheline või ei ole, kui alajad lähevad raskeks. Ehk et see süsteem on ise nii üles ehitatud, et see odav hind on nagu see porgand selle eesli ees, et me liigume selle poole, aga see liigub sealt eest ära. Ehk et mingis mõttes on seda, minuni jõudis see teadmine, ma lugesin mingit artiklit, mille kirjutas põlevkivist Eesti Energia juht, kus ta ütles, et me võiksime seda põlevkivi energiat ju turule paisata odavamalt, aga me ei saa seda teha, sest meil on ühtepidi kohustus riigile teenida kasumit, me ei saa hindu alla viia, sest siis me töötaksime nagu oma võetud kohustustele vastu, pluss vaevalt, et selle üle oleksid rõõmsad kõik teised, kes on teinud oma investeeringud, nagu sa rääkisid, ma ei tea, taastuvenergiasse, tuulikute parki. Ehk et
see turg, mis nagu peaks liikuma mingis suunas, et me oleme võtnud koos mingisuguse eesmärgi, et ma ei tea, muutume efektiivsemaks, rohelisemaks, siis kõigil on siin mingisugused väiksed oma huvid, et tegelikult mingi mahu suurendamine ei ole kõigi huvides. Loomulikult, see kannibalismi efekt on kõiges. Ükskõik, kes tuleb ja pakub soodsat elektri hinda turule, see teeb tarbijad rõõmsaks, aga kõik ülejäänud tootjad on kurvad, on ju. Et noh, see on paratamatult nii, on ju. Et seda me näeme päikeseparkidega tõenäoliselt, kui tuleb palju tuult, tuleb ka tuulega ja kui tuleb sinna, ma ei tea, tuuma või kes iganes juurde, siis elektrihinnad ju langevad ja nemad ise enda kasumis kaotavad. Noh, need tootjad, on ju, ja tarbijad on selle arvelt õnnelikud. Ja nagu ma ütlesin, see asi saab nagu nii-öelda stabiliseeruda selles punktis, kus tootjad veel on õnnelikud, aga tõenäoliselt arvestades, mis see turuloogika on, nagu ma ütlesin, turule pääsevad põhimõtteliselt ainult siis või ehitatakse ainult neid asju, mida on võimalik kiiresti ehitada, siis pikaajaliselt nagu stabiilset elektrihinda või soodsat elektrihinda ei ole võimalik sellisel viisil tagada ja ma ei süüdistaks selles mõttes neid, kes seda turukorralduse tekitasid või ehitasid üles, sest turg tegelikult loodi sellel hetkel, kui elektrijaamas oli süsteemis palju, iga riik oli ehitanud enda tiputarbimise jagu võimsust ja kuna tiputarbimised Eestis, Soomes, Lätis, Leedus igal pool ei pruugi kattuda, siis meil oli võimsust rohkem kui vaja on. Ja siis see turg loodi selleks, et käivitame igal ajahetkel ainult sellise kombinatsiooni jaamasid, mis on kõige odavam. Aga sellel hetkel ei mõeldud selle peale, aga kuidas need investeeringud uutesse jaamadesse tekivad, see tähendas seda, et need kõige kallimad jaamad kogu aeg kukkusid välja, sest nemad ei teeni kasumit. Nüüd me teame põlevkivist ju on ka see jutt pildil, et nad lihtsalt ei pääse turule. Ja kukuvadki välja, kes siis järgmisena välja kukub? Gaas, aga kui gaas kukub välja, kuidas me siis selle energiavarustuses sellel 2 nädalal tagame? Ja lõppkokkuvõttes peab selle porgandi, mis sul seal ees on, kuidagi nüüd selle nööri küljest lahti siduma ja mõtlema, sest et tõesti eesel on juba nälgimas, kokku kukkumas. No, aga selles kirjeldatud olukorras, siis oleme ausad, need, kes on praeguseks hetkeks tulnud sinna salvestusturule oma väiksemate võimsustega, ega nad ei ole pöördes ju teie projektist. Ja loomulikult, nagu ma ütlesin, iga tootja, kes toob elektri hinda alla, viib ka samas koguses teiste tootjate kasumit alla, nii et kes juba turul sees on, see tahaks ukse kinni panna, 3 lukku ette, haak kinni ja öelda, et ja kõik ülejäänud võiks tulla turupõhiselt ja siis nad on seal toas õnnelikud, aga tarbija võib-olla seal toanurgas natuke nugrutseb, et elektrihind ikkagi ei lähe sinna. Ja teine asi on see, võib-olla isegi, kui me räägime seda turuusku, et okei, et võib-olla väga pikas perspektiivis, ma näen, et nüüd mul on tuulikuga võimalik veel tulla, ma ehitan selle valmis, siis kõik vaatavad, nii ehitas valmis, kuidas hinnad reageerisid. Kas endiselt on võimalik, aga see võtab lihtsalt nii palju aega, et tõenäoliselt ma pean siis oma lapsele kirjutama selle palju õnne, sul on lootus. Aga sellises olukorras need akutootjad, kes siin ehitavad osad nii-öelda turule vastu. Sa võid siis väike kommentaar, ma annan sulle võimaluse üldse seleta seda, mida tähendab turule vastu. Turule vastu, turupõhiselt investeerimine. Sest turule vastu tähendab meile väljaspool, mulle tekib selline kujutuspilt, nagu keegi sumpab lumes niimoodi nagu ja kõik nii-öelda puhub näkku. Võib-olla energiaturul see ei ole hea näide, sest et kui tuul puhub vastu, siis on juba väga hästi, kui on tuult, aga ütleme niimoodi, siis jah. Ja ma sain su mõttel, tegelikult öeldakse turu vastu, mitte turule vastu. Ja turu vastu tähendabki seda, et sulle ei ole vaja mingit pikaajalist hinnagarantiid. Mis tähendab seda, et sa usud, et selle ajani, kuni sinu tasuvusaeg on, et sa teenid päev ette turult nii palju raha, nagu sul selle investeeringu jaoks vaja on. Ja see on ka see põhjus, miks ma ütlen, et eelise saavad need, kellel on lühem eluiga ja kiirem ehitusaeg, sest mida kiirem ehitusaeg on, siis seda kiiremini saad sa valmis, seda vähem on tõenäoline, et hinnad jõuavad juba muutuda ja teine asi on see, et kui ta eluiga on lühikene, siis ta jõuab kiiresti ennast ära tasuda ja on võimalik äkki veel ka mingisugust kasumit teenida. Võib-olla, ma ei tea, mingid pikemaajalisi investeeringuid, ma ei tea, räägime siin tuuleparkidest, millel on, ma ei tea, paar aastat ehitusperiood, tuumajaamast, ma isegi ei tea, kui pikk see on või mingisugusest vesisalvestist, mis tegelikult toodavad nii-öelda stabiilsemalt või ütleme soodsamat energiat, siis nendel ei olegi lootust investeerida, sest sa ei tea, milline on 5 aasta pärast, milliseks see hind kujuneb, milliseks on regulatsioonid kujunenud, kas elektriturg
kuhu poole ta on muutunud, sest me just jõudsime sellele järeldusele, et see porgand seal nööri otsast tuleb kuidagi lahti siduda, aga kuidas see lahti seotakse, missugustel meetodil ja kuidas see hinda siis lõpuks mõjutab, keegi ei tea, see on investorile liiga suur risk, mida suurem risk on investorile, seda rohkem küsitakse temalt laenu intressi, mida rohkem küsitakse temalt laenu intressi, seda madalama tõenäosusega ta tuleb ja jällegi meil on eelis nendel, kellel on lühike ehitusperiood. Aga siis mida vastu öelda nende väitele, kui nad ütlevad, et kõik võiksid sama põhimõtet järgida ja põhimõtteliselt nagu vaba turg? Aga see vastuväide ongi see, et siis midagi pikaajalist ja suuremat projekti ei saagi tulla. Minu väide ongi see, et mõelge nüüd loogiliselt. Nemad või kõik, kes elektriturul tootjad on, tahavad teenida võimalikult palju kasumit. Nüüd tulete seda tubame ette, mida ma kirjeldasin, kõik tulevad sinna kokku, kes on juba turul sees, nad ühtegi uut juurde ei taha. Tulebki teha kõike selle jaoks, et neid uusi tulijaid ei tuleks. Nüüd see roll, kahjuks ongi Eestis defineerimata, kes vastutab elektri hinna ja selle mõistliku kombo eest, aga laias laastus tegelikult peaks olema siis, kui see roll on defineerimata, siis see pall on poliitikute väravas. Kas tehku ise või määraku, kes selle eest vastutab, ja siis keegi, kes tarbijate eest ka seal turul seisab. Sellepärast, et vastasel korral jäävadki hinnad nii kõrgeks, et on võimalik piisavalt kasumit teenida, et ka see kõrge riskimarginaaliga investeering ära teha. Aga erinevaid projekte, kuidas või mis kriteeriumite järgi peaks otsustama, et siin on nagu palju juttu olnud, eks ju, meretuuleparkidest, kus nüüd nagu üha rohkem liigub see seier sinna suunas, et need garantiid või see investeeritud raha on liiga suur versus see kasutegur. Et kuidas neid investeeringuid hinnata omavahel kas või, kuhu tasub panna isegi pikas plaanis, et olgu riik peab õla alla panema, aga millisele projektile, kuidas neil nagu vahet teha? Ma isegi siin ütleks niimoodi, et siin ei saa nagu võrrelda nagu tehnoloogiaga või asukohta asukohaga. Pigem on oluline see, kuidas need tervikuna kokku mängivad. Et kui meil oletame saavutatud taastuvenergia 100 eesmärk, siis meil on suhteliselt vähe aega, kus meil on tegelikult energiat puudu, siis see tähendab seda, et meil on sinna juurde vaja midagi, mille kapitalikulu on madal ja toodangu hind võib olla kõrge ja salvestust. Aga kui me nüüd räägiksime, et me hakkaksime puhtalt lehelt ehitama, siis tulekski seda asja nagu tervikuna vaadata. Ja minust kõige parem asi, mida ma olen nagu näinud, et kes seda nagu Eesti energiasüsteemis nagu tervikuna on päriselt ka analüüsid, on viimane rohetiiger. Et seal on selline mõistlik kombo välja arvutatud ja ma ei ole näinud, ma olen küll näinud kriitikat, et aga miks see on puudu või teine on puudu, aga ma ei ole näinud ühtegi tegelikult reaalset tervikplaani sinna kõrvale, aga see on parem, et mille üle me üldse siis sparrime. Ehk siis point on selles, et on ta meretuul või maatuul, lõppkokkuvõttes peab see kõik see kombo tagama tarbijale kõige soodsama elektri hinna ja mitte ainult energia hinda ma ei pea silmas, vaid ka seda, et oleks tasakaalus süsteem, et need kulud oleks arvesse võetud, kui palju me võrku peame selleks ehitama ja kui palju me peame mingisuguseid reserve üleval pidama selle jaoks, kui üks element süsteemis läheb katki, et meil oleks seda asendada. See kõik maksab midagi ja nüüd ongi küsimus, millised tootmisliigid lähevad suurema tõenäosusega katki, need vajavad ka enda kõrvale rohkem reserve, ehk siis teine kulukomponent jälle tõuseb ja sa peadki seda vaatama niimoodi, et tasakaalus. Ja kõige selle asja mõõdupuu või KPI võikski siis olla see, et mis tagab soodsama kogukulu ja võimalikult minu arvates oluline see kohalikust tootmisest, sellepärast et kui me ostame gaasi või sõltume mingitest kriitilistest mineraalidest iga 10 aasta tagant, siis see lihtsalt on meile julgeoleku risk. Küll energiajulgeoleku, aga nagu me teame, siis energiaga saab väga palju mõjutada, sest kogu ühiskond on energiast mõjutatud. Võib-olla siis vahemärkusena, kuna me sellest seda natuke defineerisime, mis tähendab turu vastu, et võib-olla selgita natuke seda mõistet, see riiklik garantii, mida see endas tähendab, mida ta kätkeb? Riiklik garantii on, eks neid on ju erinevaid skeeme on võimalik mõelda või erinevaid mudeleid, kuidas seda tehakse. Aga laias laastus selle suur eesmärk on see, et pankadele saaks laenumakse tagatud isegi juhul, kui see the machine või see asi, mis toob elektri hinna nii alla, et nad kaotavad ise kasumis, et pankadele oleks anda garantii. Ehk siis sa võid põhimõtteliselt käsitleda seda nagu tulemustasu. Tood elektri hinna alla, siis garantii rakendub
ei too, no siis sa teenid ju seda kasumit niisama ja see garantii ei rakendaks, selliselt nad peaksidki üles ehitatud olema. Noh, nüüd kui me räägime, no ma ei tea, näiteks siin on räägitud ka, et millisest garantiist meie võiksime unistada, siis meie garantii ongi põhimõtteliselt sellele üles ehitatud, et me küsime selles summas, põhimõtteliselt või käsitleda seda kas või käendust või tulugarantiid, nagu ma ei tea, õppelaenule sul ema andis käenduse või vend või õde või kes kellele andis. Et see garantii rakendub sellisel juhul, kui me ei ole oma siis pangalaenet või pangalaenu võimelised maksma. Aga kui investor hakkab kasumit teenima, siis sealt maalt enam see garantii ei rakendu. Nüüd kui nagu rääkida, et okei, aga mis see garantii rakendumise tõenäosus on? Siis ma võin öelda, et viimastel aastatel ei oleks see garantii rakendunud, me oleksime teeninud rohkem kasumit, kui vaja on. Sellel aastal seoses desünkroniseerimise ja lisanduvate turgudega kaugelt rohkem, kui oleks vaja. Ehk siis garantii rakendamise tõenäosus ajalooliselt vaadates on madal. Me ei tea, milliseks see poliitika kujuneb, milliseks see turg kujuneb, aga kui see garantii rakendub, siis järelikult tarbija on juba kuhjaga võitnud, sest hästi lihtsalt öeldes võib ka niimoodi öelda, et arvestades, et Eesti keskmine tarbimine on seal mingisugune üle 1000 megavatti ja meie suudame toota 500 megavatti. Hästi lihtsalt öeldes, kui me toodaksime kogu aeg, kui me toodame täisvõimsuse. See tähendab seda, et kui meie kaotame 1 euro kasumis, siis me kaotame 500 korda 1, tähendab, kui me toome hinna alla 1 euro, siis me kaotame 500 eurot, sest meie võimsus on 500, aga tarbija samal ajal, tema keskmine tarbimine 1000 võidab 2, ehk siis iga meie kaotatud euro eest saab tarbija vähemalt 2 tagasi. Ehk siis minu jaoks on nagu tulemustasu käsitlus on nagu hea sinna kõrvale, et tood hinna alla. Kas ei tule natuke tagasi sinna juurde, nagu sa ise maalisid selle pildi, et mulle praegu tundub, et kui väga hea ideega välja tulla, siis seda raskem ongi. Mida parem tehnoloogia või mida suurem mõju potentsiaalselt, et tuua elektri hinda alla, seda suurem tõenäosus on ju see, et on vaja mingisugust nii-öelda garantiid. Väga tabav jah. Ja see ongi see, mida inimesed ei taju on see, aga sellele jaamale ma ju pean garantii andma. Aga osadele nendele jaamadele ma ju ei pea garantiid anda. Ja nüüd nad mõtlevadki, aga ma garantiid andes võtan ju suurema riski, kui garantiid mitte andes. Järelikult garantii küsijad on mingisugused, mulle kahjulikud tegelased. Aga sinna juurde nad peavad mõtlema selle mõõtme, aga kuidas see mõjutab minu teisi kulusid, energiakulu tervikuna. Ja see on tihtilugu see link, mida tegelikult inimesed ei tee, siis nad ütleb, garantii andmine on paha, kuigi tervikuna selle garantii andes tegelikult nende kogukulud võivad kolossaalselt rohkem langeda, kui see garantii, ütleme, maksimaalne riski olla võib. Aga see on lihtsalt nagu inimesele loomu omaselt kuidagi, kellegile antakse mingi garantii, solgitakse turgu ja kõik nii edasi, aga see turg on iseenesest nii oma regulatsioonidega nii ära solgitud, et tegelikult see, et lihtsalt tarbijal on see lõpuks kahjulik. Mis seda aitaks ikkagi mingisugused pikaajalised otsused? Mis muudaks seda nagu pikaajaliselt stabiilsemaks, et me teame, et me oleme võtnud suuna sellega, me oleme nagu sellele projektile alla kirjutanud, me oleme mingile teisele pikaajalisele projektile alla kirjutanud, et ta nagu rahustab seda turgu mingis mõttes. See dereguleerimine, sest praegu me paneme kokku uut valitsust, igasugune dereguleerimine on ju popp märksõna praegu. On see üldse tehtav elektrituru mõistes? Nojah, see ütleme, kui me oleksime ainult kitsalt Eesti elektriturg, siis loomulikult, siis me vaataksime seda asja niimoodi, et milline meile kõige sobivam kombo on. Me oleksime üks kuskil saar, kuskil meres, oleks lihtne. Aga nüüd selle elektrituruga on nagu see jama veel, et me oleme ühendatud naabritega ja nüüd kui mäletad seda, et kui Eesti maksab kapitalikulu, siis lätlane naudib. Ja nüüd on see küsimus, et kuidas me sellest nagu lõksust siis nüüd ikkagi üle saame. Ja ma arvan, et see on tehtav, lihtsalt siin on põhipostulaadid vaja kokku lepida. Kui palju me päriselt tahame sõltuda naabritest, see on tegelikult meil nagu määramata ja seda siis mõlemast pidi. Nii elektri siis impordis selles mõttes, et kui palju me ostame soodsat elektrit sisse, et oletame ühtegi tuulikut ise ehita, eeldame, et leedukad ja soomlased nagunii ehitavad, aga igaks juhuks,
kui tuult ei ole, siis meil on vähemalt gaasijaamad kogu aeg varus, et seda varustuskindlust tagada. Ehk siis on nagu kaks elementi, üks on see, kui palju me mahuliselt impordime ja teine on see, kui palju me oleme siis selle kõige kriitilisel hetkele võimelised ise ära katma ja need on need nagu asjad, mis on nagu postulaadid, millele seda tervikut ehitada, sest alati jääb see naabrites sõltuvus sisse ja alati võib keegi öelda, et kuulge, aga teeme turupõhiselt, naabritelt tuleb see odav elekter ja nii edasi ja siis oleme jälle sellest tootjate õnnelikus ruumis, kuhu me kedagi uut juurde ei taha. Ja minu meelest need mingisugused viimased signaalid, mida ma näen siit-sealt ei ole selles mõttes nagu palju lubavad, sest et nad lähevad täpselt sellesse kategooriasse, nagu sa mainisid jälle, et teeme mingisuguseid poolikuid või kuskil on tulnud juttu mingist hüdropump mingisugusest jaamast, mis annaks natuke mingit võimsust, oleks väiksem, aga saaks kiirem. No kõike midagi, mul on tunne, et kõiki rakendusi tahetakse teha nagu, et teeme pool kõikidest rakendustest. No ütleme, et üldine nagu pilt on nii olnud, aga nagu ma ütlesin, et tegelikult siin vahepeal nagu võeti päris nagu julgelt mingisugune otsus, nüüd küll võeti sealt mingisugune osa tagasi, sa ise mainisid seda meretuule osa, aga ma ütleme, tahaks olla loomu poolest optimisti uskuda, et ikkagi tegelikult see asi liigub sinna suunas, kuhu ta liikuma hakkas, et siis vaadatakse seda asja tervikuna, mida on vaja ja antakse lootus ka nendele võimsustele, mis tegelikult siis pikaajaliselt energiahinda tagavad, sest vastasel korral, nagu ma ütlesin, me jäämegi sinnamaani, kuni tootjal on kasulik. Sa mainisid seda ja ma olen sinuga nõus, et mingisuguses suunas mingeid samme tehakse ja võetakse ja nüüd võib-olla veel siis enam, sest et mul on tunne, et selle uue valitsuse tuules pannakse nagu veel rohkem kaardid selle tuumajaama peale. Võibolla siis küsimus, et kuidas see tuumajaam näiteks pikas plaanis teie projektiga ühildub? No minu jaoks on selles mõttes, ma just eelmine kord ka mainisin, et tegelikult ei ole väga vahet, kas on tuumajaam või tuulejaam. Üks on see, et ta toodab vahepeal palju ja siis ei tooda üldse, aga teine tahab hästi stabiilselt toota. Aga sinna kõrvale tarbimine käib ikka üles alla. Kui me tuleme sinna sissejuhatuse juurde tagasi, siis meie salvestisse sobib sama hästi tuumaelekter kui tuuleelekter. Et selles mõttes ta meie plaane kindlasti sassi ei löö ja kas ta jällegi, minu point on selles, et kuidas ta tervikuna sinna kõrvale ära mahub, millises horisondis me selle siis valmis saame ja kuidas me selle ajani siis elame, et need nagu on need küsimused, mis selle tuumaga võiksid mul tekkida. Aga nii-öelda lõpupoole jõudes ja oma positiivsuses sa seda julged väita või loota, et pikas plaanis neid garantiisid andes või need otsused tehes võib see odavam elektri hind olla saavutatav. Et ei juhtu see küsimus, mis on, mul on tunne ka paljud nagu hirm on see, et seal ruumis tekib see, et siis millegiga tuuakse elektri hind alla, aga kellegile tuleb kompenseerida mingisugune varem võetud lubadus ühte teistpidi, ehk et tarbija jääb see hind ikka enam-vähem kõrgeks. Ta võibolla koosneb erinevatest komponentidest, et oma hind on madalam, aga läbi mingisuguste muude on need siis võrkude loomise tasud, võrku ühendamiste tasud, mis iganes. No võibolla siin on see, et kui me mäletame, ma ei tea, 5 aasta tagust hinda, siis elektri hind oli 30 eurot megavatt-tund. Lihtsalt siin tuleb see ilmas peale, ükski tehnoloogia, kui arvestada ka tema ehituskulusid, sellist hinda tegelikult ei taga. Ehk siis seda hinda nagu pikas perspektiivis ehitada ei ole võimalik, seepärast et see tekib alles siis, kui sul on juba jaamad on nii-öelda oma kapitalikulu, investorid on tagasi teeninud ja nüüd põhimõtteliselt me sõidame vana taksoga, mille liising on makstud on ju ja saamegi küsida ainult taksojuhi palka ja bensiini liisingut maksma ei pea. Ehk siis sellel hetkel see saab tekkida on ju. Aga senikaua, kuni me neid otsuseid ei tee, sinna kaugemale ta läheb, seda kaugemale ta läheb ja või siis alternatiiv on keegi leiutab mingisuguse machine'i, aga siis tuleb ikkagi mõelda välja, kuidas me selle tururegulatsiooni lahendame, sest ta läheks pankrotti, kui ta sellega turule tuleks. Selles mõttes ma ütlen siin, ma räägingi,
super, et sa teist korda tagasi oled, ma arvan, sa tuled 3. ja 4. korda veel, võib-olla lähme siin kuni selle lindi lõikamiseni välja. Et praegu need kujundid ja need teemad, mis on olnud, on minu meelest väga head olnud, et liiga head tehnoloogiat praegu keegi välja ei tohiks nagu mõelda. Aga teie tehnoloogia puhul konkreetsemalt siis eelmine kord rääkisime, seekord, kui kaugel siis me oleme praegusel hetkel sellest momendist, et see võiks reaalselt meie energiaturul luua selle. Ütleme, et kui finantseerimisküsimused oleks lahendatud, see on meile tänane nagu kõige suurem nagu proovikivi, on see, et saada kokku see komponentide pakett, et investoritel ja pankadel oleks kindlus sellesse projekti investeerida. Kui see punkt on käes, siis me räägime seal 6-aastasest ehitusperioodist. Mida kaugemale see punkt nihkub, seda kaugemale nihkub ka selle projekti realiseerumine. Kas see punkt on praegu nihkunud lähemale või see punkt on nihkunud kaugemale? Võrreldes millega? Võrreldes sellega, kui me kohtusime suve alguses. Ütleme, see punkt, mida me suve alguses lootsin, ei ole veel päris käes. Aga ütleme, kui me isegi võtame selle kõige positiivsema prognoosi, kui kiiresti otsustega võidakse nagu lõpule jõuda, siis mulle tundub, et natuke me peame ikkagi seda juba edasi nihutama, juba ehituse algust. Et isegi, lihtsalt isegi kõik nagu tahavad otsused ära teha, siis lihtsalt bürokraatia võtab aega, seal on Euroopa Liiduga vaja suhelda, ma ei tea, seaduseid muuta ja nii edasi. No väga hea, lõpetuseks siis ma paneks südamele meie kuulajatele, et siin on nagu lihtne. See, mida sa presenteerisid, see oli siuke win-win ju olukord. Kas läheb elektri hind alla või teenib üks eraettevõtja kasumit. Ja siis me võime mõelda edasi kogu muu turu peale, et kust siis peaks tegema, et see hind nagu alla läheks. Ja ma kindlasti, mul on hea meel, et sa mind siia saatesse tagasi ootad, seepärast, et tegelikult me räägime sellest projektist praegu ainult kui energiaprojektist. Arvestades, kui me sinna maa alla läheme, kui palju me sellest kivist võidame, milliseid makse, sest enamus seda tööd tehakse ju Eestis, milliseid makse, kuidas see majandust elavdad ja tegelikult arvestades nüüd seda julgeoleku värki, kui me räägime sellest, et meil on maa alla 700 meetri sügavusele õõdsused tehtud. See on Paldiskis, kus on meil ka kaitsepolügoon, kui palju me saame sinna viia enda raketepeitu ja nii edasi, nii et ma arvan, et meil juttu jätkub järgmistes kordades. Ma arvan, et siin ei olegi peale Maarjo ei tulegi siin külalisi enam, sest et aga väga huvitav teema, mille sa sisse tõid. Need on kaudsed kulud, need on kaudsed ka tulud teistpidi, millest me ei ole ka rääkinud uute võimsuste, investeeringute, tehnoloogiate juures. Aitäh, oli väga huvitav. See, et pilti ei olnud, polnud mingit probleemi. Aitäh. Sa lõid need pildid, ma loodan. Aitäh kõigil kuulamast, järgmise korrani. Aitäh, nägemist.